Head televaatajad, tere tulemast tagasi vaatama saadet Teler TV. Nagu te kõik teate, ei ole meie saade lihtsalt telesaade. Meil on oma internetiportaal teler.tv. Seal saate käia, ennast promoda, oma loomingut promoda ja samuti võtta osa erinevates konkurssides. Mis peamine, kõikide konkursside võitjad on varsti siin meie saates ka. Meie järgmises loos tutvustame me teile üht loheinstruktorit, kelle suvi möödubki vee ja taeva vahel. Samuti on ta oma surfimaailmaga suutnud nakatada ka teisi inimesi. Niisiis vaadake meie järgmist lugu ja mõelge, kas näiteks teile võiks selline suvede sobida. Nii, kus me nüüd läheme? Tundub, et see on selline... See on Salmistu rannal, Salmistu ranna kõrval olev rand. Ahah. Siin on juba tunda merehõngu. Et esimene asi, kui sa tuled randa, sa pead hindama neid ohte, mis sind rannas ootavad. Hindama inimesi, hindama erinevaid tõkestusi, hindama tuule suunda, teisi sõitjaid, ma ei tea, tõusumõõna, laineid, mis iganes nagu ohte on nagu üldse rannas võib nagu näha. Et kõigepealt on see, kui sa tuled siia harjutama, ütleme, siis me peaks vaatama kindlasti, et mis sa arvad, Kristjan, mis me vaatama peaks? Kui sa praegu oled siin, kus suunas tuul puhub? Sealt poolt, siia poole. Mere poolt ju maa. Mille järgi seda lihtne teada on saada? No, ma arvestan, et läki lainete järgi. Lained võivad tavaliselt olla ka näiteks ookeanilained või mingist muust efektist tekivad lained, mis ei pruugi alati liikuda tuule suunale samas suunas. Et ja lihtne on vaadata näiteks lipu järgi, seda praegu sealt näha ei ole, või siis seista tuule poole ja kuulata, kuidas ta keerab ennast, kas ühes kõrvas lõpeb kohin ära või ei lõppe. Kas te panete seda näpu suuga ja siis panete seda? Noh, võib ka niimoodi proovida. Lohe pannakse maha niimoodi, et esiballoon jääb tuule suunas ja siis pannakse otsa peale liiva, et tuul saaks siit ilusti läbi käia. Saad hakata seda lohe pumpama. Pumpamise auk on siin keskel. Üldiselt on, see on one pump system, ehk siis kõik balloonid lähevad ühest august täis. Tere! Tegelikult saad lapsi panna. Niimoodi, et enam ei jaksa kohe. Mis nüüd edasi saab? Nüüd me oleme selle nagu ära teinud, kas nüüd... Järgmine etapp on meil... Tegelikult poom, et mis ma tegelikult teeksin, ma annaksin õppeluhe harjutamiseks. Laseks õpilasel vette minna sõita õppima ja siis mingi hetk tuleme selle juurde tagasi, mis see poom on siis või mis need liinid on või kuidas see lohe kõik sinu külge käib. Aga jah. Aga mis on kõige naljakam asi, mis on juhtunud? Oled näiteks kuhugi kinni jäänud põõsasse või kuhu? See, kuidas ma ise sõitma hakkasin, ilma koolituseta. Et see juhtus 3 aastat tagasi Nõval, kus ma oma 16 ruudust, kes nüüd aru saab, et üles üritasin ise lasta ja peale seda teekond põõsastesse mingi võib-olla, ma ei oska öelda, palju see mahemaa võis olla, võib-olla 50, võib-olla 100 meetrit kõhuli mööda kõrkjaid ja kõiki neid asju, mis seal ette jäid, et ohtudest midagi teadmata ma ikka läbisin need esimesed, ütleme 2 tundi, läbisin need esimesed 2 tundi niimoodi, et esimese siis lohisesin ja teise ujusin. Aga alla jäänud? Ei, alla jäänud. Väga tore. Lähen vaatame, mis Kristjan teeb. Jaa. Niimoodi. Ma näitan sulle kõigelt ette, et sa siin ei peaks lendama kuskile põõsasse. Ma tegelikult saan vist ise ka üles.
Ohoh! Täitsa lõpp. Üldiselt on see, kuna see harjutuslohe on madratslohe, siis teda vette ei tohiks lasta. Aha. Teised lohed käivad kogu aeg vees ja üles saada, kui tuult on, siis selle jaoks see on nagu eraldi harjutus, mida kindlasti kursusel tehakse, et kuidas lohe kätte saada. See ei ole nii raske, kui arvata võib. Ma vaatasin, et siin mõni siuke kõva dieedipidaja võib siit vabalt lendu minna või? No ütleme, et see on 3,5 ruudune harjutuslohe, mis sikutab päris kõvasti. Siljale meeldima minna. Kui ma talle hoogu annaks, sellega eriti ei saa. Noh, praegu enam. Ma arvan, et ma oleks küll praegu läinud. Sa ju täitsa jõuga ju tõmbad ju. Jah, aga ütleme, et harjutuslohe ongi see, et saad lohest aru ja edasi juba on suure lohega on see, et ta on sinu küljes. Sellest me veel räägime. Kristjan. Jõud, no just. Räägin sulle nii kaua, kui sa selle ümber paned. Käed on enda juures. Paremat tõmbab, liigub paremale, vasakut tõmbab, liigub vasakule. Keeramine ei aita. Kukla taha poomi panemine ei aita. Siia ka ei aita. Käed on parajalt enda ees, et sa saad natuke järgi anda, natuke peale tõmmata. Ja aitab, kui sa siit liigutad. Siuke boksimise harjutus nagu. Näed, siis ta nagu reageerib. Võtad üle? Noh, proovi, Kristjan. Proovime. Tule sa alt ära seal. Võid vaikselt liigutada üleval. Proovidest lihtsalt aru saada. Esimene harjutus ongi lohega sõbraks saamine. Ära nii palju kaasa mine, tule natuke, proovi koha peal seista, ennast vastu hoida. Appikene. Nii. No Kristjan, on raske ka või? Ma ei tea, no vahel on päris piisavalt, jah. Näiteks praegu, kui ta teeb mingid sellised rohkem nagu liigub. Aga sellist tunnet ei ole, et lendu lähed? Ei, veel ei ole. Tõstab jalad õhku tuul? Veel ei ole. Aga kas mina jõuaksin neid või? Ma arvan, et sa siiski jõuaksid ikka, ma arvan. Aga ma lihtsalt ei julge. No Kristjan, kas sa tuled siia tagasi veel kunagi? Siia randa või? Või... Kas sa hakkad surfama? Või hakkad surfama? No võiks ju. No võiks ju. Võiks ju. Suvi on ees ju. Ma arvan, ma saan kohe Priiduga sõbraks ja siis ma saan tema käest võtta tunde näiteks või hakata harjutama. Hakata harjutama, loomulikult. Aga mis sa talvel teed? Talvel ma ütleme, et vastavalt võimalustele püüan ikka käia sõitmas seal, kus on soe või siis sõita siin, kus on külm ja võib-olla siis lumelauaga. No ma mõtlengi, et ma lumelauaga käime põllu peal, mere peal, kui meri on jääs, järve peal, kus iganes on võimalik, et selles mõttes sport on nagu aastaringne, et isegi kus on külm ja soe vaheldumisi, et kus on soe ja tuul. Reisi, näiteks kui reisile minna, siis mitte kunagi ei tule enam turistireisi. Alati esimene küsimus on, kas seal on tuult. Isegi kui on tööreis kuskile, siis kas seal on tuult ja kas ma vean oma loed kaasa. Kuna nad on nii kompaktsed, siis nad saab nagu seljakotiga nagu kaasa võtta, et mingit probleemi ei ole. Et laua peab ära peita. Okei. Ma mõtlen, et kui mina tahaksin õppida, et kaua mul aega läheks? Tavaliselt kursused on kahes osas. Esimene osa on siis, ütleme, algkursus, teine on nagu põhikursus, et kestavad 4-5 tundi üks kursus. Ehk siis kokku kuskil 10 tundi oleks see, millega sa peaksid nagu selgeks saama sõitmise. Aga on tüdrukuid palju või on ikka enamuses mehed? Tüdrukuid on, aga mitte nii palju kui mehi. Kui palju üldse huvi on Eestis sellise ala vastu? Ma võin valetada, ma ei oska ausalt öelda, kui palju on neid inimesi, kes tänasel päeval surfavad. Need, kellel lohed on ja kapis seisavad, neid kindlasti on rohkem, aga ma arvan, et ma ei valeta, kui
mõned 100 kuni 1000, ma ei tea. Ma ei oska seda vahemikku öelda, sest tänasel päeval on juba randadesse inimesed nii palju ära jagunenud, et kõik nagu otsivad oma seda nurgatagust kohta, kus nagu ei peaks teistega koos sõitma. Sõidavad ju Saaremaal, Hiiumaal, Tallinnas, Pärnus, isegi järvede peal, Peipsijärve, Võrtsjärve peal. Sõidetakse igal pool, Haapsalus, selles mõttes on nagu terve meil on nii palju merd, et see kõik on võimalik.